teeme igaüks omale jäätise nüüd. Jälle pallid peale, igal ühel jäätis olemas. Nüüd on selline mäng, et me liigume ja ma proovin oma sõbralt lüüa seda palli ära sealt pealt, aga mina kaitsen oma jäätist, et tema seda palli ära ei lööks. Nii, vaadake nüüd, väljakul on hästi palju erivärvi koonuseid. Nüüd ma põrgatan korvpalli. Ma näitan ise ette. Viin vaba palli, selle vaba peale selle palli. Nüüd otsin, kus on keegi juba pannud. Näiteks siin on, võtan, otsin jälle vaba koonuse, panen peale. Mängime nii kaua, kui keegi on saanud 10 korda tennispalli panna. Ise loed nüüd. Lapsed loevad ju ausalt kõik meil, eks ju? Järgmine mäng selline, need torbikud, mis on, ma pean põrgatama ja puudutama vaba käega, Merka näitab ette, puudutad vaba käega torbikut ja ma pean jälle järgmise torbiku. Aga teeme nii, kuna siin on palju värve, siis teeme nii, et 2 valged ma kõrvuti järjest ei puuduta. Proovi jätta nii ka meelde. Nii, see on nagu teate võistkond seal, eks? Esimene läheb, proovib jõuda siia tennispallideni, nii et nemad teid ei puuduta. On arusaadav, jah? Siis saad siin tennispalli, siin joone taga sa ei tohi teda puudutada. Siis ta läheb tagasi, annab plaksu, tuleb järgmine. Põhimõtteliselt need pallid on vaja tagasi saada kõik sinna. Kellel rohkem palle on, see on võitja. Seda mängu võib teha, et tennispallid on seal ja ma põrgatan. Täpselt seesama mäng, ma põrgatan korvpalli, aga see on juba edasi jõudnutele. Et kõige lihtsam ja lastele, eriti väikestel läheb see püüdmismäng suht peale, just kui on tennispallid, neil on hea seda tuua.